Üldiselt näeme, et meie igapäevased autod kasutavad bensiini ja etanooli. Aga kui räägitakse veoautodest ja rasketest masinatest, siis diisel tõuseb esile. Aga miks me kasutame diislit rasketes masinates? Tervist, inseneritehnika austajad! Täna lahendame ühe müsteeriumi, mille üle sa oled võib-olla mõelnud, kui oled näinud hiiglaslikku ekskavaatorit töötamas või traktorit põldu kündmas. Miks need nii võimsad masinad, mis liigutavad mägesid ja muudavad maastikke, kasutavad peaaegu alati kütusena diislit? See pole juhuslik ning vastus peitub füüsika, keemia ja inseneriteaduse kombinatsioonis. Aga mis diisel üldse on ja millised on selle peamised omadused? Que o tornam tão especial. Diisel, tuntud ka kui diislikütus, on teatud tüüpi fossiilkütus, mis saadakse toornaftast, nagu ka bensiin. Siiski läbib see teistsuguse rafineerimisprotsessi, mille tulemusena on selle keemiline koostis veidi erinev. Üks selle kõige märgatavamaid omadusi on selle tihedus. Diisel on tihedam kui bensiin, mis tähendab, et sama mahu kohta sisaldab see rohkem massi ja suuremat energiatihedust. See on üks alustalasid, mis toetab selle eelistamist suure nõudlusega rakendustes. Lisaks on diislil kõrgem leekpunkt, mis teeb selle vähem lenduvaks ja teatud tingimustel ohutumaks käsitseda ja ladustada kui bensiini. Aga kuidas see energiatiheduse erinevus diisli ja bensiini vahel annab eelise rasketehnikale? Kujuta ette, et pead kandma väga rasket seljakotti. Selleks, et seda kanda, pead sa sööma, et jõudu oleks. Nii et kui sul on väike suupiste või täisväärtuslik toidutaldrik, kumb neist annab sulle rohkem energiat selle ülesande jaoks? Kui sa ütlesid täisväärtuslik toidutaldrik, siis sul oli õigus. Kütustega on see üsna sarnane. Kuna diisel on tihedam, sisaldab 1 liiter diislit umbes 10–15% rohkem energiat kui 1 liiter bensiini. See tähendab, et sama töö tegemiseks peab diiselmootor põletama väiksema koguse kütust. Masinate puhul, mis töötavad pikki tunde, liigutavad hiiglaslikke koormaid või kaevavad tonne mulda, on see energiatõhusus otsustava tähtsusega, mõjutades otseselt tööaega ja tegevuskulusid. See on nagu kütusepaak, mis võimaldab läbida rohkem kilomeetreid või töötada rohkem tunde sama koguse kütusega. Nüüd teine äärmiselt oluline punkt on pöördemoment. Ja nende raskete masinate puhul on pöördemoment madalatel pööretel ülioluline jõudluse jaoks. Aga kuidas diisel selles osas silma paistab? Pöördemoment on keeramisjõud, mootori võime midagi pöörata või rakendada pööravat jõudu. Rasketes masinates, nagu traktorid, ekskavaatorid või kraanad, ei ole oluline lõppkiirus, vaid hoopis võime liigutada. Või tõsta tohutuid raskusi paigalt või väga madalatel kiirustel. Diiselmootorid on loodud tootma suuremat pöördemomenti madalamatel mootoripööretel. See tähendab, et pole vaja mootorit karjuma või väga palju kiirendada. See on ülioluline raske koormaga paigalt liikumiseks, täis laetud veoautoga järsust mäest üles sõitmiseks või sügava augu kaevamiseks. Võime seda toorest jõudu kohe ja ühtlaselt edasi anda. Ilma, et mootor peaks töötama kõrgetel pööretel, on see üks diiselmootori suurimaid eeliseid ja üks peamisi põhjuseid, miks seda valitakse. Aga kas see suurem tõhusus ja pöördemoment tõesti tähendavad igapäevases kasutuses kütuse ja tegevuskulude kokkuhoidu? Absoluutselt, jah. Diislikütuse suurem energiasisaldus koos diiselmootorite võimega toota suurt pöördemomenti madalatel pööretel annab eriti koormuse all parema kütuse säästlikkuse. Bensiinimootor võib vajada suuremaid pöördeid, et saavutada oma tippvõimsus, mis tähendab suuremat kütusekulu. Selle protsessi käigus annab diiselmootor vajaliku jõu, seda palju rahulikumalt ja ökonoomsemalt. Ettevõtete jaoks, kes kasutavad rasketehnika parke, kus kütusekulu moodustab suure osa tegevuskuludest, tähendab see efektiivsus aja jooksul märkimisväärset kokkuhoidu.
vähem peatusi tankimiseks ja iga kütuseliitri parem ärakasutamine tähendab suuremat tootlikkust ja madalamat kulu töötunni kohta. Aga kas diiselmootorid on tõesti vastupidavamad ja töökindlamad kui bensiinimootorid? On inimesi, kes ütlevad, et diiselmootorid kestavad kogu sõiduki eluaja. Tõsi on see, et jah, ja see on üks olulisemaid tõsiasju nende kohta. Diiselmootorid on ehitatud taluma palju karmimaid töötingimusi. Need töötavad kõrgemate surveastmetega kui bensiinimootorid, mis nõuab tugevamaid ja raskemaid komponente, nagu paksemad mootoriplokid, tugevamad väntvõllid ja vastupidavamad kepsud. Selline vastupidav ehitus tagab, et diiselmootoritel on tavaliselt pikem kasutusiga ja nad vajavad kogu oma eluea jooksul vähem hooldust, isegi pideva ja intensiivse kasutamise korral. Kus me siis näeme diislikütuse üleolekut oma igapäevaelus? Näiteid on lugematul hulgal ja need on kõikjal meie ümber. Mõtle hiiglaslikele ekskavaatoritele, mis kujundavad maastikku ehitusplatsidel, traktoritele, mis valmistavad maad ette, külvavad ja koristavad saaki. Kraanadele, mis tõstavad konstruktsioone 10 meetrite kõrgusele. Veoautodele, mis veavad kaupu üle kogu riigi, bussidele, mis viivad meid tööle. Ja isegi elektrigeneraatoritele, mis tagavad varustuse kaugemates piirkondades või elektrivõrgu rikke korral. Kõigis neis olukordades muudab vajadus jõu, vastupidavuse ja raske koormuse tõhusa käsitlemise järele diiselmootori ilmseks valikuks. See on mootor, mis käitab majandust, ehitust ja põllumajandust, olles paljude tööstusharude selgrooks. Ja mis teeb diiselmootori nii usaldusväärseks pideva töö ja kõige raskemate koormuste all? Usaldusväärsus on kriitilise tähtsusega iga tööstus- või ehitustöö puhul. Seisev masin tähendab kahjumit. Diiselmootorid on loodud töötama pikki perioode. Sageli 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas ilma riketeta. Nende tugev ehitus koos võimega säilitada ühtlast jõudlust maksimaalse koormuse all teeb neist ideaalse valiku keskkondadesse, kus katkestused ei ole lubatud. Olgu see kaevanduses, hõivatud sadamas või talus. Diiselmootori võime töötada katkestusteta ja anda vajalikku jõudu on hindamatu väärtusega. Need on tõelised tööloomad, loodud vastu pidama raskustele ja jätkama tööd ka siis, kui teised mootorid oleksid juba alla andnud. Kuid kas diiselmootoril on ainult eelised? Või on olemas väljakutseid ja piiranguid, mida peame arvestama? Loomulikult on. Ükski tehnoloogia pole täiuslik ja diiselmootoril on oma nõrkused. Ajalooliselt on diiselmootorid tuntud selle poolest, et nad on mürarikkamad ning seetõttu on saasteainete heitkogused olnud märkimisväärseks probleemiks. Diiselmootorid kipuvad eraldama rohkem lämmastikoksiide ja tahkeid osakesi kui bensiinimootorid. Siiski on kaasaegne inseneriteadus teinud edusamme nende probleemide leevendamiseks. Sellised tehnoloogiad nagu diiselosakeste filtrid, selektiivkatalüütilise reduktsioonisüsteemid, mis kasutavad AdBlue ja sissepritse, Eletrônica de alta pressão tem on oluliselt vähendanud heitmeid, muutes tänapäevased diiselmootorid palju puhtamaks ja tõhusamaks kui varasemate põlvkondade omad. Sellest hoolimata on diiselmootori esialgne maksumus tavaliselt kõrgem ning hooldus, kuigi harvem, võib olla kallim, kui seda vaja läheb. Rääkimata veel biodiislist, mida meie diislikütusesse lisatakse. Siin Brasiilias, kus ma olen juba teinud väga sõbraliku video siin kanalil, rääkides sellest, kui uskumatult kehv see on, mida paakidesse pannakse ja kuidas see kasutajatele kahju teeb. Kui sa oled siiani vaadanud ja sulle video meeldis, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud, pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, siis kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ja saada meie videotes ära mainitud. Ja kui oled uudishimulik ja tahad rohkem teada meie soovitatud kursuste kohta, siis kasuta siin kõrval olevat QR-koodi või lingi video kirjelduses, et saada ligipääs mitmetele võimalustele erinevate oskuste arendamiseks. Sina, need teevad sinu professionaalses karjääris vahet, aga sina,
Kas oled kunagi mõelnud kõigile neile põhjustele, milline diiselmootoriga raske masin avaldab sulle kõige rohkem muljet? Jäta oma kommentaar siia alla, jaga oma kogemusi ning jaga seda videot oma sõprade ja perega. Siin kõrval on 2 huvitavat videovalikut, mida sa pead vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahundada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik insenerihuvilised, suur kallistus ja kohtume järgmises videos.